Tšau, mina olen Ann-Marlen ja täna selgitame me välja, kas andekate Eesti artistide muusika kruvib või ei kruvi. Selle looga võiks suvi nagu kohe tulla praegu. Õues on 27 kraadi ja siis ma kõnnin randa oma plätude ja ujukatega. Aga kui ma nüüd räägin sellest, mis mussi ma ise kuulan, siis võib-olla ei kuulu sinna minu playlisti. Seal on palju mingisugust transi ja teknot ja mingit väga erinevat mussi. Ma ei tea, ma üldse väga hea, et ma siia saatesse täna olen tulnud, aga ma ei kuula väga palju viimasel ajal muusikat. Ma üritan praegu lasta enda inspiratsioonil tulla ise minuni. Aga jah, see on väga hea lugu. See ei ole võib-olla minu maitsele lugu, aga maitsed ongi erinevad. Mulle see lugu kahjuks praegu ei kruvi. Aga mis ei tähenda, et see ei ole hea lugu. Kui ma sees, ma tunnen ennast nagu kodus, kuid ma ei naase enam Mulle meeldib, millest ta räägib, siis mulle tundub, et tal on mingid asjad elus juhtunud. Mingid kurvad, mingid lahkumineku asjad vist. Andsin endast kõik, andsin nii palju, et ma andetu. Võtme pungal kerge, mul on võimas olla võimetu ja... Mulle meeldis see, mis ta ütles, et andsin endast nii palju, et ma olen andetu. Mulle küll ei tundu nii. Mul kruvib täiega. Davai, küta. Ma just vaatasin hiljuti Beatrice'i ja AG kruvib või ei kruvi saadet. Neil oli selline hästi muhe vibe. Tuleb naiseks või ei tule, võin sind vabalt ära kosida. Mul meeldivad su silmad, need on täpselt nagu rosina. Lüürika osas mulle meeldib, kui keegi räägib rosina silmadest. Endalegi tuttav tunne. Muideks mul on kodus tutt-tuus, veega töötab peldik. See on mingi peldiku jutt. Ma ei tea, kas mulle see nii väga meeldis. Tahaks meest või teid tõmmut, siuke lõunamaine. Ma ei taha juua Hispaania veini kuskil Paides. Väga lahe salm oli Beatrice'il. Mulle vist väga meeldivad lihtsalt naised ja mulle meeldivad, kui naised räägivad lahedatest asjadest, nii nagu asjad on. Mulle võib-olla endale jääb nagu puudu sellest, et ma vahepeal ei julge öelda ja rääkida nii robustselt, nagu mõned siin Eestis seda teevad. Meil tundub väga nunnu armastus, nii et mulle meeldib. Ja siruta, tõmba, äsita, ja siruta, tõmba. Ma ei taha nagu oma sõpru kiita, aga mu sõbrad teevad väga lahedat asja. Ma olen väga uhke nende üle. Ja kuigi nende muss on mingis võtmes natukene liiga ropp minu jaoks, et kui me Viinainglid koos tegime, siis ikkagi nad pidid kõik ropud sõnad sealt loost välja võtma, sest minagi arvan, et ma teen nii lastele kui enda vanustele kui ka täiskasvanutele mussi ja ma ei saa ropendada nii palju, nagu nemad ropendavad. Ja ma olen isegi vahepeal mõelnud, et mida tähendab tagurpidi kobra, edaspidi lohe. Tagurpidi kobra, edaspidi lohe. Mina arvan, need on seksipoosid. Mingid Maiduki huvitavad seksipoosid. Ma ei tea, ma ei oskagi paremat sõna öelda kui nättar. Ma ei tea, nättar on selline tummine ja munadega laul. Kruvib. Tere, kas sa kuuled mind? Mõttes saadan sõnumeid, kuid sa jälle nii vaikseks jäänd. Ingeri üle on mul küll hea meel, et ma tunnen, et ükski võib-olla muusika ei olegi talle nii palju sobinud kui see, mida ta praegu teeb. Et see eestikeelne, väga tema näoline muusika. Sain vihmana su päevdele, olen kevad segist talvel. On külmavärinad, mis on nii tore. Laabunud neist tunnetest, mõelda võime endale. Loodan vaid,
see on väga ilus lugu. Seal on väga ilus lüürika, et sajan vihmana su palgele. Et jah, see puudutab, nagu kõik ilusad ballaadid peavad puudutama. Elerinist ma ei hakka isegi üldse rääkima. Temal on lihtsalt väga malbe ja ilus ja kuidagi puudutav hääl. Et see lugu 100% kruvib. Minu muusikamaitse on väga seinast seina. Sinna mahub Inger ja triibupasta. Badman flow, shake your body up on the dance hall. Baseline can never go low. You hear us back at the top, TMO. No vot, trumm ja bass meeldib mulle küll väga tegelikult. Aga trumm ja bass on väga palju erinevaid sorte. Please, bitch, don't kill my vibe. Me and the gang came for a good time. Ain't no skids, but we all not crying. In this for life, here ride or die. See lugu on väga välismaa soundiga, mis on väga cool, aga mulle tundub, et eestlased oskavad seda väga hästi teha, mis on väga lahe. See lugu samas, ma ei tea, see ei ole vist ka mulle. Minule meeldib väga Liquid, mida ma arvaks, et võib-olla siis ma ise olen ka enamasti teinud. Aga võib-olla jah, trummi-bassiga ma tegin selle trummi ja bassi albumi, siis peale seda ma kuidagi ei ole liialt palju enam puutunud seda. Ma arvan, küll on selline värk praegu meil Eesti maastikul, et sellist naiselikku drum and bassi nüüd nagu kuidagi omas ühel hetkel ja omab nüüd Ann Marlen. Okei, kui inimesed ütlevad, et ma olen Eesti trummi ja bassi kuninganna, siis ma võtan selle avasüli vastu, mul ei saaks olla suurem rõõm olla see kuninganna, kuigi ma veel arvan, et ma olen tegelikult veel printsessi vanuses. Trummi ja bassi tuleb, aga ma ei tea millal, aga tuleb. Seda konkreetset lugu ma vist praegusel elu hetkel playlist ei paneks, aga see oli väga kvaliteetne ja väga bouncy. Pigem kruvis. Jah, pigem kruvis. Elas üks kord üks armutor, mis keedes linnas sees. Mulle väga meeldib, mis teeb Liis ja mulle väga meeldib, mis teeb Stefan. Aga nagu me räägime nüüd kantrimuusikast, siis kantri läks sinna, mina läksin sinna ja me ei näinud mitte kunagi. Teisalt mul on väga hea meel, et Liis ja Stefan on jälle oma jõud ühendanud. Kindlasti raadiod armastavad seda lugu, kindlasti Eesti rahvas armastab seda lugu. Väga hästi tehtud lugu, väga andekad lauljad ja siis olen mina, kellele kantri lihtsalt ei meeldi. Aga jah, ma ei oskagi öelda, mis ma nagu praegu peaksin tegema. Sest lugu on ju hea ja jalg tatsus ja ma lihtsalt terve selle aega, kui ma seda lugu kuulasin, ma hakkasin naerma, sest lihtsalt kantriga on mul segased lood. Isegi jaanipäeval ma ei kuula kantrit kahjuks. Vabandust, Liis ja Stefan, aga kahjuks see laul ei kruvi praegu, sest ma ei oska hinnata kantrit. Selline see saade täna sai. Mina vist jään endiselt muusika kirjutamise juurde ja jätan muusika kommenteerimise teistele inimestele, aga kui sina tahad selliseid saateid veel vaadata, siis hoia pilk peal Delfi TV-l ja kuula Eesti muusikat. Tšau!